Tutvustan fotoalbumit Johannes Pääsuke, mees kahe kaameraga. See on ilmunud käesoleval aastal ja on pühendatud Johannes Pääsukese, Eesti esimese dokumentalisti, krooniku, mängufilmide looja ja päevapiltniku 120. sünniaastapäevale, aga ka Eesti filmi 100. sünniaastale. Ja see on tegelikult 2003. aastal Eesti Rahva Muuseumi näitusemajas avatud Johannes Pääsukese fotonäitusest saanud albumi juba 3., kuid parandatud ja täiendatud trükk. Nii näitus kui raamat valmisid Eesti Rahva Muuseumi ja Tartu Kõrgema Kunstikooli kaastöös. Johannes Pääsuke oli filminud 1912. aasta aprillis Odessa katselenduri Sergei Utochkini õhkutõusmist raadiväljalt ja monteerinud sellest esimese Eesti filmi. Aga siis järgmisel 1913. aastal kutsus ERMi juhatus eesotsas Oskar Kallasega Johannes Pääsukese oma teenistusse. Talle usaldati suur ülesanne minna kogumisretkele, et koguda Eesti elu selle aja tehnika ja moodsaima vahendi fotoaparaadi kaameraga Eesti elu just sellisena, millise see oli argipäevas. Nii on ERMi fotokogus Johannes Pääsukese pärandina ligi 1300 fotot ja hulgaliselt klaasnegatiive. Nagu selles ajas tavas töötas ka Pääsuke kahe kaameraga paralleelselt. Seda tõendavad paljude tema filmikaadrite ja fotode kokkulangevused. Albumis olevad pildid pärinevadki põhiliselt sellelt samalt 1913-14. aasta pildistamisretkelt. Albumit sirvides võib igaüks veenduda, et tänu loomulikule andele pole Pääsukese fotod mitte lihtsalt ainult pildid, vaid on elavad lood, jutustused elust. Iga tema ülesvõte kannab endas elu. Tolleaegsele ajale iseloomulikke kohti ja inimesi. Võib aru saada, et käidud kohad ja nähtud inimesed on olnud talle lähedased ja mõistetavad. Nad on teda kui inimest puudutanud ja see puudutus on elav ka praegu, üle 100 aasta hiljem, sest neist on igal uuel vaatamisel võimalik leida ja avastada mingi uus mineviku meenutamise detail või motiiv. Lisaks fotodele on albumis veel erinevaid artikleid Johannes Pääsukesest, tema elukäigust ja koostööst Eesti Rahva Muuseumiga, tema kirju ERMile 1913. aasta pildistamisretkelt, aga ka Pääsukeste sugupuu, bibliograafia, tema loetelu tema fotode loetelu ERMi fotokogus ning ka näituse ringreiside loetelu. Nii et head avastamisrõõmu kõigile. Teine trükis, mida tahan näidata, on oluline nii üldisest kui koduloolisest aspektist, sest see tutvustab Vastselinnast pärit Eesti ühe tuntuima filmioperaatori Ago Roosi panust Eesti filmi ajaloos, tema elukäiku ja loomingut. See on kodu-uurimistöö, mille on koostanud Saue gümnaasiumi abiturient Karin Kullerkupp 2011. aastal. Ja selle pealkiri on
Eesti filmi lugu, Eesti filmioperaator Ago Ruus. Töös on peatükke 2, Ago Ruusiga seonduv on siis teine ja esimene peatükk on ülevaatlik kokkuvõte Eesti filmi arengust 20. sajandi jooksul kuni kaasajani. Ago Ruus on oma kodukandis Vastseliinas Kirikumäe järve ääres filminud osa kaadreid Karoliine hõbelangast, nagu näiteks kollide järve jagamisest stseen ning näkilaulu kaadrid. Selles töös on meil 2 osa, 2 lisa. Neis esitletakse Ruusi filmograafiat ja fotosid. Lisaks Ago Ruusi mängufilmide temaatikale on siit tööst väga huvitav teada saada, kui oluline on olnud ja on tema tegevus Eesti hobuse kaitsmise ning loodus- ja tõsielu filmide vallas. Neis valutab ta südant asjade pärast, mis on hääbumas ja kadumas või vajaksid sügavamat mõtlemist ja tegutsemist. Tegelikult pole need ju asjad meie ümber, vaid elu meie kõrval. Tsitaat autorilt. Ja autor kirjutab nii. Inimene ei taha või ei oska märgata seda, et tema tegevuse või tegevusetuse tagajärjel võib palju olulist meie ümber kaduda. Kaob looduskooslus meie kõrvalt, võib kaduda ka inimene koos oma kordumatute mälestustega, kui me pole üksteisele olemas ning valmis kuulama. Loodus suuremas plaanis saab inimesteta muidugi väga hästi hakkama. Inimene ise ilma looduseta mitte. Sellele tuleks mõelda enne kui hävitad. Ago Ruusi tööd on inimestele, et nad näeksid ja kuuleksid, mõtleksid, on teemaks siis loodus meie ümber või teine inimene kõrval. Lõpetuseks tahan öelda, mis tekkis mul üks mõte, et seda protesti unustuse ja kaduvuse vastu väljendame omal moel ka meie, raamatukogu hoidjad. Oma tööga saame me kaasa aidata inimeste teadlikkuse tõstmisele, suunates kirjasõna kaudu tähelepanu olulistele teemadele ja inimestele. Selleks muidugi eelnevalt kogudes, jäädvustades, talletades trükiseid, mälestusi, filme. Nii on olemas minevik ka tulevikus, kui on elu olemas tulevikus. Kõike kaunist! Sada aastat ajalugu ja kultuuri talletanud Eesti filmipärand ja loomingu kohta puudub ülevaatlik infokandja. Andmekogu loomiseks asuti Eesti Filmiarhiivi poolt kaardistama olemasolevaid allikaid. Otsustati luua Eesti filmi elektrooniline andmebaas, Eesti rahvusfilmograafia. Eesti Filmiarhiiv pöördus ka Võrumaa Keskraamatukogu poole. Kogutud materjalide põhjal valmis nimestik Võrumaa ja filmikunst 1958 kuni 2012. Nimestiku koostamise aluseks oli 2 lokaalset allikat. Keskraamatukogu kodulookartoteek ja Riksi elektrooniline andmebaas. Kirjanduse loeteluga võib tutvuda Keskraamatukogu koduleheküljel. Artiklikirjad on paigutatud pöördkronoloogiliselt. Ühtne Eesti filmi andmebaas peaks valmima aastaiks 2009 kuni 2017 ning sisaldama andmeid kuni 10 000 Eestis tehtud filmi kohta. Mitmed on Võrumaal filmitud. Paigutasin Eesti filmi maastikule Võrumaal filmitud erinevaid aegu kajastavaid filme ja rändan nüüd neid teile tutvustades nipernaadine mööda filmiradu. Filmistsenaariumide aluseks on tavaliselt ilukirjanduslikud teosed. Muusikalise muinasjutufilmi Karoliine hõbelõng aluseks on Soome muinasjutt Kuldvokk,
mille filmivõtted toimusid Rõuge kandi Kahrila ja Vastseliina kandi Kirikumaa järve ääres. Liivisõja aega viib vaatajat Eduard Bornhöhe jutustuse põhjal valminud muusikaline seiklusfilm Viimne reliikvia, kus vürst Gabrieli kohtumist mõisameestega filmiti Valka lähedal ja Taevaskojas. Gabrieli kulleri osas esines tookordne Vabaduse kolhoosi ratsasportlasest esimees Enno Kontse. Dokumentaalne eluloofilm Taarka hõlmab aastaid 1861 kuni 1933 Setu rahvalaaliku Hilana Taarka elust. Filmi aluseks on Kauksjõe samaline näidend. Režissööriks on Võrus sündinud Ain Mäeots. 90% filmivõtteist filmiti Setumaal, Vastseliinas, Puutlil ja Tsiistres. Arvo Kruusemändi filmi Suvi Ülesodalu võtted filmiti näitleja ja laulja Tõnis Rätsepa suguvõsale kuuluvas Hinni talus Kanepi vallas. Osa kaadreid filmi Järjele sügis filmiti samas paigas. Jüri Kuslapit kehastas Antsla-poiss Kalle Eomois, kelle õde oli mu lapsepõlve kirjasõber. Arno osatäitja Arno Liiveri klassijuhatajaks oli aga kunagine Võru keskkooli vilistlane Salme Tiro Oja. Elmo Nüganeni ajalooline sõjafilm Nimed marmortahvlil põhineb Albert Kivikase samanimelisel romaanil. Urvastes filmiti osa lahingustseene. August Kaeliti ränduri romaani Toomas Nipernaadi põhjal valmis Kaljo Kiisa film Nipernaadi, kus vaataja ees rullub lahti kaunis Lõuna-Eesti maastik. Lustakaid sündmusi Nõgikikka talus filmiti Voldemar Agari talus Pältrel, Misso vallas. Enn Vetemaa romaani on aluseks samanimelisele filmile Väike reekviem suupillile. Üliõpilased Jaan ja Heiki ületavad Ajajõe, jõudes 1944. aasta sügisel okupeeritud Eestisse. Filmi võtted toimusid Urvastes. Paul Kuusbergi romaan Enn Kalmu 2 mina on aluseks Jüri Müüri filmile Inimesed sõdurisinelis. Film jutustab Eesti laskurkorpuse teest Velike Luki ja Tehumardi lahinguist. Stseene filmiti ka Palometsas. Ajalooliste sugemetega Olav Neulandi filmi Tuulte pesa tegevus kandub 1945. aasta sügisesse, mil Eesti talu oli muutunud tuulte pesaks. Osades mängisid professionaalsete näitlejate kõrval kohalik Rõuge postiljon Kornelia Taar, Elmar Taar ja pillimees Andres Saaremaa. Võtted toimusid Haanja valla Mahtja külas ja Rogosi mõisas. Värvilise komöödiafilmi Sinine antiloop võtted toimusid kuu aja jooksul Väimelas ja Võrus. Filmiti Tallinn-Riia velotuuri. Filmi lavastas Julius Kunn. Filmis esines Võru puhkpilliorkester ja Sofoosi direktorit mängis tuntud võrulane Aksel Asi. Psühholoogilise ja kaasahaarava draama Naerata ometi aluseks on Silvia Rannamaa Kasuema. Režissöörideks Leida Laius ja Arvo Iha. Filmi võtted toimusid ka Võrus. Lembit Ulfsaki mängufilmi Keskja rõõmud aluseks on Valentin Kuiki jutustus 1980. aastast, kus 5-liikmeline seltskond sõidab Lõuna-Eestisse imearst Niguli tegelikus elus ravitseja Kaikalaine juurde. Lõuna-Eestisse Sõmerpallu sõidab koos onuga äsja keskkooli lõpetanud Aleksander Maiu Ingmani noortedraamas Mida iganes Aleksander. Sõmmeparus filmis Osula ja Antsla koolides õppinud režissöör Jaanis Valk. Eesti, Soome ja Inglise filmistuudiote koostöös valmis suure abstraktsioonini viidud tegevuse ja tegelastega Soome režissööri Jukka-Pekka Valgeapea film Võõras. Osa filmikaadreid võeti Räpokülas Tootsil. Võrumaaga on seotud režissöörid Ago Ruus, Ain Mäeots, Kullar Viimne, Priit Valkna ja filmiprodutsent Anneli Ahven. Hetkel astusin ma suurte sammudega üle Võrumaaga seotud filmimaastiku. Ehk oli midagi uut ka teie jaoks. Head lugejad, täna tahan teile taas tutvustada toredat raamatut Kevade, suvi, sügis Arvo Kruusemändi filmid. See raamat ilmus 2010. aastal seoses kevade esilinastuse 40. aastapäevaga. Raamatu autor Annika Koppel on tuntud filmiajakirjanik, kes on mitu aastat olnud ka Eesti Film 100 projektijuht. Oma sissejuhatuses ütleb ta: kevade,
suvi, sügis, need pole ainult 3 aastaaega, vaid ka Oskar Lutsu suurepärased teosed ja Arvo Kruusemäe väga armastatud filmid. Ainulaadne triloogia, kus läbi 2 aastakümne ja 3 filmi elavad oma elu nii tegelased kui ka näitlejad, osatäitjad. Arvo Kruusemäe on aga see mees, kellele kuulub sajandi kõige parema Eesti filmi tegemise au. Tallinn filmi tuli Kruusemäe 1965. aastal. Esimene iseseisev asi, mis mulle kätte anti, oli Voldemar Panso ja Kaljo Kiisa juba 1959. aastal alustatud Kevade filmi käsikiri. Võtke ja tehke koos Mats Raadiga ära, käskis peatoimetaja Lembi Tremmelgas. Rahvas oli seda juba väga kaua oodanud ning otsustati minna 3. katsele. Kevade sünnilugu ongi selle raamatu väljapaistvaim ja huvipakkuvaim osa. Kruusemäe tunnistab, et mõistagi oli paras julgustükk minna Lutsu ja tema sedavõrd populaarse teose kallale, mida teatakse ju lausa peast ning igal lugejal on igast tegelasest oma ettekujutus. Minu eesmärk oli Lutsule nii külje alla saada kui vähegi võimalik. Kui ma oleksin siin mingeid figureid ise välja mõtlema hakanud, siis oleksin kindlasti kaikaga saanud. Olin veendunud, et kui me kuskile jõuame, siis koos Lutsuga. Kirjanik oli mulle kindel linn ja varjupaik. Leidsin üles selle põhilise, mis kevadest teeb kevade, nooruse ja romantika. Kui toonastes teatrikäsitlustes oli Kevade põhitegelaseks olnud vembumees Toots, siis filmis sai selleks Arno, kõige lähedasem Lutsu hingelaadile. Ja Arno kannab raamatus just seda ilusat lüürilist alatooni ja tuulekandle helinat. Raamatus on see tunnetatav, aga filmis pidin mina selle nähtavaks tegema. Sain aru, et kõige tähtsam on välja tuua see, mis toimub nende tegelaste hinges. Väga oluline roll selle juures on muusikal ning siin said olla vaid helilooja, kellel on tugev rahvuslik helikeel. Veljo Tormis loomulikult, on Kruusemäe öelnud. Koos Mats Traadiga otsustati kaljukindlalt, et koolilapsi peavad filmis mängima vaid koolilapsed, sest kas või ühegi kutselise näitleja sissetoomine rikuks ära kogu paleti. Kuidas näitlejaid otsiti ja valiti ning mida iganes küll sellega seoses ette tuli, tore on seda siit raamatust lugeda. Kinokomiteele tuli Kruusemäel 3 korda esildisi kirjutada. Mis see Kevade ikka on ja mida sellega öelda tahetakse? Miks ikka just lapsed ja nii edasi ja nii edasi? Soovitusi stsenaariumi muuta tuli vasakult ja paremalt. Aga Kruusemäe oli kompromissitu ja ei taganenud harvavõrdki oma nägemusest. Ta valis Kevade peaosalisteks näitleja kogemusteta noored, viis nad palamusele ja liitis kambaks. Töö käigus õpetas lastele selgeks loomuliku oleku kaamera ees, siis algasid nädalaid kestvad proovid ja alles seejärel filmivõtted. See oli meeletu töö, mida Kruusemäe nende lastega tegi, rõhutab Annika Koppel. Kuidas Kruusemäel küll õnnestus Arno Liiverist välja tuua just see pool, mis temast üldse välja ei paistnud. See sama lüüriline pool, mille pärast kõik Eesti inimesed Kevade Arnot teavad ja tunnevad. Esimese armastuse valu tema silmades on suurepäraselt õnnestunud. Ei väsi teele osatäitja Riina Hein tänaseni imetlemast. Ja Tõnisson. Kruusemäe mäletab, et Ain Lutsep oli algul nii kinnine, et teda tuli avada justkui kruvikeerajaga. Lastega tehtud suure töö ilusat tulemust naudime juba aastakümneid ja Eesti rahvas on salvestanud oma pildimällu Palamuse külakooli õpilased just niisugustena, nagu nad on Kruusemäe loodud filmis. Kevadel läks väga hästi. Esilinastusest alates hakkas see kohe lööma vaatajarekordeid. Ka kriitikuid pälviti valdavalt vaid kiidusõnu.
lehtedesse, kus muidu iga päev kirjutati, et kohe-kohe on tulemas Lenini 100. sünniaastapäev, ilmus äkki hulganisti asjalikke ja põnevaid artikleid, meenutab Virve Liivanen. Samade peaosatäitjatega tegi Arvo Kruusement filmid ka Oskar Lutsu Suvest ning sügisest. Igasugu funktsionääride targutamisi, sealhulgas ka näitlejate osas ja eriti suve puhul oli oi-oi kui palju. Õnneks oli Kruusemendilgi piisaval hulgal toetajaid ning kevades koolilapsi mänginud näitlejaid jäid oma osadesse ka suves ja sügises. Keda konkreetselt aga alternatiividena välja pakuti, lugege Annika Koppeli raamatust. Tänu Arvo Kruusemendile saab Eesti filmilugu juba pikka aega uhkustada täiesti pretsedenditu triloogiaga, kus elu ja kunst põimuvad kõige otsesemal moel. Teist sellist nähtust Eesti filmiloos pole ega ole keegi osanud ka maailmast midagi samaväärset võrdlusega kõrvale panna. Mitmekülgse ilmanägemisega Mathura on neid filme, eriti Kevadet, nimetanud osaks meie rahvuslikust vereringest, mis ühendab kõiki eestlasi, sõltumata nende positsioonist või eelistustest. Teatavasti on Kruusemendi filmograafias üldse kokku vaid 7 filmi, aga ta oleks tahtnud ja võinud teha palju rohkem, sealhulgas Tammsaaret, Nimesid marmortahvil ja 40 küünalt. Miks aga nii ei läinud? Lugegem sellest raamatust neid mõtlema panevaid lugusid. Ainult Kevades õnnestus mul teha nii, nagu tahtsin, aga teiste filmidega on tulnud minna ka kompromissidele. Kord leebematele, aga mõnikord ka väga valusatele. Kui ikka minust sõltus, kas lastakse 66 inimest lahti või mitte, siis andsin alla ja võtsin lahkumisavalduse tagasi, ütleb režissöör ühe kõige drastilisema olukorraga seoses, mil talle vägisi suruti peale Kesktelevisiooni tellitud puhtalt propagandafilmi Vande tegemine. Kõik Kruusemendi filmid on tehtud kirjandusteoste ainetel ja nende allutamisel filmikunsti nõuetele ning võimalustele peetakse Kevade ekraniseeringut kõige eeskujulikumaks meie kinokunstis. Väga paljud on Annika Koppeli raamatud nimetanud ilusaks ajaloodokumendiks, kus autor suudab vastupidiselt üldlevinud armasmusele tõestada, et me tegelikult ikkagi ei tea sugugi kõike Lutsu triloogial põhinevate filmide saamisloost. Ammugi siis sellest, mis nõukogude aegses filmsüsteemis tegelikult toimus. Need teadmised, mis mina seda raamatut lugedes juurde sain, olid väga rikastavad ja harivad. Head lugemist teilegi. Tere! Tutvustan Ervin Abeli eluraamatut Siin ma olen. Nende kaante vahele on kogutud meenutused ja mälestused tema lähedastelt, sõpradelt, töökaaslastelt ja tuttavatelt. Algab raamat Ervin Abeli sõnadega. Mulle meeldib vaadata inimesi, kes tulevad etendusele. Kes tuleb varakult, kes õigeks ajaks, kes kiirustades viimasel minutil, kes jääb hiljaks, kes ei jõuagi kohale. Viimaseid ma kahjuks ei ole vaadata saanud. Mulle meeldib neid inimesi vaadata sellepärast, et nad tulevad midagi tahtma, midagi saama ja see midagi peab olema minus. Peab olema. See mulle meeldibki. 8. novembril 1929. aastal sünnib Narvas Aleksander ja Meta Abeli perre teine poeg Ervin. 3 aastat hiljem siirdub pere elama Rakverre. Ühel päeval teeb Narva teatris töötav vanaisa midagi sellist, mis lööb poisi pahviks. Ta viib Ervini teatrisse, koguni lava taha. Nähtu neelab Ervini jäägitult ja ta saab endale külge teatripisiku. 3-aastasena esineb Ervin lasteaiapeol Jaaniussi osas. Selle kahvatu etteastega surub ta jala jäädavalt teatrimaailma ukse vahele. Koos vennaga mõeldakse välja lavastusi ja esinetakse peretuttavatele. Ervin alustab kooliteed Rakveres. 8-aastaselt juhtub ta lugema Kevadet. Koduümbrus muutub Paunvereks ja Ervin on kõigepealt Toots, siis Arno, siis Kuslap. Kiirt ta ei salli ja tülitsedes sõimab vastast kiireks. 10-aastaselt avastab koorijuhist isa, et Ervinil on absoluutne kuulmine. Eriliselt meeldivad talle muutumismängud. Tsiteerin. Koolis on kostüümipidu. Saali ilmub tundmatu naisterahvas.
väliselt kolge, kuid samas nõtke ja pilku püüdev, nii et paneb noorsandidel vere kiiremini käima. Tundmatu preili võetakse tantsule, püütakse temaga tutvuda ja välja kutsuda. Edutult. Ta on karge ja kättesaamatu nagu jäämägi. Lõpuks näitab ta oma tõelist palet. See pole keegi muu kui Ervin, hüüdnimega Sibul. Kui Ervin on 15, mängib ta Rakvere teatri komöödias Eluabits. 2 aastat hiljem mängib operetist Geisha vana teemajapidajat nii, et koolivend Arvo Kruusement imetleb seda isegi 62 aastat hiljem. Arvo Kruusement kutsub Ervinit Moskvasse õppima, hoolimata sellest, et poisil pole keskkooli lõputunnistust. Vend Hillar arvab, see oli Ervini õnn. Tal oli 2 võimalust. Kas ta läheb raisku või Moskvasse? Ta läks Moskvasse. Järgneb 4 aastat õpinguid Moskvas, armumine kursusesse. Esimese paarina kursusel registreerivad Ervin Abel ja Asta Lott Moskvas oma abielu. Sünnib tütar Tiina. Ervin lõpetab Kitise ning läheb tööle Eesti Draamateatrisse, kus töötab 13 aastat. Lavastatakse Kevadet. Ervinile määratakse kiire roll, mis pole talle sugugi meeltmööda. Ervin otsib kiirele prototüüpi. Ühel päeval näeb ta staadionil poiste jalgpallimängus, kuidas üks saamatu vibalik rõõmustab nagu pöörane, kui teistel midagi viltu läheb. Ta hõõrub käsi, keksib, hüpleb jalalt jalale ja pasistab jämeda häälega. No kiirmiskiil, aga hääl ei sobi. Otsingud jätkuvad. Ta läheb Kuku klubisse, häälitseb oma ette. Korraga kõlab üle kohviku kile ja vali kriisatus, mistõttu proua kõrvallauast pillab teetassi maha ja tõmbab koogitüki kurku. Roll on sündinud. Ervin ruttab teatrisse, rääkides selle häälega terve tee, et jumala eest meelest ei läheks. Kevadet mängitakse 10 aasta jooksul 300 korda. Kiirt mängib Ervin Abel koos estraadikavadega 1500 korral. Aasta pärast järgneb Hiromant Pasterli roll. 1964. aastal saab Ervin Abel Eesti NSV teenelise kunstniku aunimetuse, olles ainult 35 aastane. Ervin Abel lahkub Draamateatrist oma kõrghetkel, olles oodatud ja imetletud näitleja. Ta abiellub Tamara Kaenkoga, sünnib poeg Margus. 6 aastat hiljem sünnib tütar Kersti. Järgneb töö Eesti NSV riiklikus filharmoonias. Igal aastal tuuakse välja uus tükk, millega tehakse Eestile peale ring või paar. 1000 kilomeetrit loksumist bussides, esinemised rahvamajades, kolhoosides ja asutustes. Lisaks raadiokuuldemängud ja estraadikavad. Paljud Sulev Nõmmikuga, osa koos Tamara Abeliga. Ja nii 17 aastat jutti, mille sisse mahub ka 5 unustamatut filmirolli, mis jäädvustavad tema nime kultuurilukku. Kui esilinastub Kevade, on Abel juba 39 aastane ning ei saa filmilindile jäädvustada tema geniaalset kiilt. Nüüd passib ta kiire papaks. Filmi saadab üleliiduline menu. Noore pensionäri idee pärineb Ervin Abelilt, kes kirjutab ilukirjandusliku loo, mille ainetel kõigepealt valmib tummfilm, seejärel lüüriline komöödia. Kui Ervin Abel toob lavale uue estraadikava, Kaljukassi intiimdisko, on publik pah. Laval seisab Kirst. Abel mängib läbi omaenda matust. Näe, siin ta nüüd on, terav nina püsti, näitab ta Kirstu poole. 2 aastat hiljem, olles ainult 53 aastane, kuuleb Ervin Abel viimast korda oma publiku naeru. See on Varbolas, kus jääb ringreisil pooleli tema viimane estraadikava koos Tamaraga, naeruravil. Edasi jätkub hoopis teistsugune ravil. 16. märts 1984. Abikaasa Tamara ja tütar Tiina istuvad väga haige mehe voodiserval. Ühel hetkel teeb Ervin silmad lahti ja ütleb selgelt, ma ei taha. Tamara tunneb lausa füüsiliselt, kuidas Ervini hing läheb oma teed. Viitina mõisahoones asuv raamatukogu on kaudselt seotud Ervin Abeliga. Tema poeg Margus esines septembris 2002 Jorhadniel Kiirena uute ruumide avamisel. Kevadtalvisel pehme ilmaga 13. veebruaril 2003 tuleb Toompealt alla üks vana mees. Ta töö on tehtud. See mees oli Kalju Kiisk. Kiisa tööd filmis, televisioonis ja teatris tegid temast tuntud mehe. Teemad, mida ta oma töödes puudutas, tõid ta kunstniku isiksuse rahvale lähemale. On liiga vähe öelda, et rahvas Kalju Kiiska armastab. Oma isiksusega on ta saanud osaks rahvast, kaotanud vaimse piiri eliidi ja rahva vahel. Aga kõigest järjekorras.
kõigepealt näitaksin raamatu välist pilti. Et kõik tunneks selle raamatu ära. Nii, ja nüüd räägiksin natukene tema lapsepõlvest, tema vanematest. 1925. aastal tuleb Karl ja Elsa Johanna Kiisa peres ilmale poisslaps, kelle pannakse nimeks Kaljo. Sünnikohaks saab ta endale Vaivina küla Toila vallas. Vaivina ei jää Toilast kaugele, kui mööda mereäärt Sillamäe poole minna. Tegu on Virumaa põlise asustuskohaga, kus asub ka Vaivina mõis. Ka seal 3. detsembril sündinud poisslaps saab Virumaa lapseks. Kuna tema isa Karl Kiisk oli Noorpärves olnud Peterburi mees, siis võime ka paralleele tõmmata ühesõnaga tema enda eluteega, kuna tema esimesed kokkupuuted filmikunstiga saavad ka alguse Peterburis, Lenfilmis. Esimesed filmid, mida ta tegema hakkab koos režissööridega, nende abina, on pärit ka Lenfilmist. Ja nendeks 2 filmiks on siis Elu Tsitatellis ja Valgus koordis. Ta töötab kaua aega filmi alal küll, kuid ta on nagu teine viiul seal juures. Esimest viiulit hakkab ta mängima alles natuke hiljem. Päris filmindusse tuleb ta ära Andruse õnne filmimise aegu, sest ta töötas ennem Draamateatris. Filmiharidust tal tegelikult pole. See on tal õpitud kõik teiste käe all. Nõukogude perioodist on tema filmid suuremjagu kõik pärit. Ja tema tööd jäävad Tallinn filmi aega. Siis ta mängis juba esimest viiulit, võib öelda, et tema ise lavastas ja tegi režissööri tööd. Kuna Kalju Kiisa ema oli ka pärit sealt Toila vallast, siis on Toila valla inimesed ja üldse Ida-Virumaa inimesed väga uhked selle üle, et selline kuulsus nagu Kalju Kiisk on pärit nende poolt, nende vallast. Aastaid hiljem tõuseb tema kuulsus ka seal ja väga hea koostöö kodurahvaga näitab seda. Raamatus jutustatakse veel mitte ainult tema algusaastatest ja ainult mitte filmidest, mis ta alguses tegi koos Lenfilmiga, vaid hiljem, kus ta sai lavastada juba esimesi filmirolle. Kõrvalrollida oli ta esimest korda filmis Jahid merel, kus ta sai ka purjetama minna. Hilisemates filmides ta võtab endale suure rolli, see tähendab seda, et kuna nõukogude perioodil näitlejad tihtilugu olid nagu pinge all, siis tema oli see mees, kes filmivõtete ajal alati silus kõik halva heaks ja sellest ka tuleb siis see raamatu alapealkiri ikka hea pärast. Ta ei tahtnud pahandusi, tahtis kõigi näidajate esituses tuua välja kõige parema, kõige inimlikuma poole. kõige esimese kultuurireisi
teeb ta 1959. aastal, kus ta käib koos Ants Eskolaga Hiinas kultuurireisil. Käib vaatamas, kuidas Hiinas filmi tehakse. Ja see oli ka esimene välisreis, kuna nõukogude perioodil hästi välismaale ei lubatud. Pärast seda tulevad tal veel tähelepanu väärsed filmid nagu Jääminek ja Jäljed. Ja nendest on pikemalt ka filmiraamatus kirjas. See raamat annab ka ülevaate filmi valmimisaegsetest nõuetest, mõttemallidest ja tihti õpetasid ka kõrged ülemused Kaljot, kuidas filmi teha. Sest nemad tahtsid ikka oma ideoloogiat läbi suruda, aga Kaljole oli rohkem ideoloogiast tähtsam inimene. Parim film, mis ta ise režissöörina üles võttis, oli 100 aasta pärast mais. Ja temast on ka tehtud eluloo film Sest ma nagun linnukene 2004. aastal. Raamatu on kirjutanud Andres Laasik, kuid see on alguses kokku pandud koos Kaljo Kiisaga. Ja Laasik ütleb ise, et kui öelda, et raamat on kirjutatud autori ja Kaljo Kiisa koostöös, oleks vale, sest 2007. aastal 20. septembril läks filmilavastaja ja näitleja manala teele. Nii et väga paljud siin raamatus kasutatud dokumendid on pärit Eesti filmiarhiivist, algul kultuurfilmist, siis Tallinnfilmist, mis läks 1991. aastal hingusele ja hiljem kasutatud siis ka dokumente isiklikust arhiivist. Kõik me oleme näitlejad elu teatrilaval. Meie tähtsate ja vähem tähtsate rollidega hakkama saamine ning anded teevadki meid erinevateks. Annavad inimesele tema olemuse, sära, erakordsuse. Minu käes on 2009. aastal ajakirjade kirjastuse poolt välja antud raamat Elle Kull, Imes ja Ilmsi. Raamatu autor Hille Karm, kes on suhtunud portreteeritavasse suure austusega, on kirjutanud raamatu eessõnas Elle rollidest nii elu kui teatrilaval. Ema, abikaasa, erakordselt ilus inimene, näitleja, Uku Aru Minna, UNICEF-i Eesti Rahvuskomitee president, Riigikogu 10. koosseisu liige, MTÜ Heategevuskeskus juht, taas Riigikogu liige. Kas need rolle on võimalik sättida pingeritta? Mis on kõige tähtsam? Mõtiskleme selle üle. Elle tütrena oli pere pesamuna, ema kallis tibu, nagu ta end lapsena nimetas. Ema Elviine ehk Elli oli helde inimene, kelle juurest ei läinud kunagi keegi tühjade kätega. Ellel arvatakse olevat vanaema venna silmad. Isa Johannes ehk Juhan oli Võrumaalt pärit pere noorim poeg, kes oli loodusest antud lahtise pea ja kätega mees. Ja veel vanaema Viiu, pisike ja tõmmu nagu indiaani naine, kellelt Elle ja tema ema Elli ongi pärinud jagamise soovi. Elle oli Haapsalu tüdruk. Tema ja ta õdede esimene kodu oli kesklinnas, suur, mitme perega linnamaja. See, mida nüüd nimetatakse väikelinna depressiivsuseks, oli Elle meelest tema lapsepõlves lihtsalt rahu ja turvalisus. Hea on meenutada mõnusaid mänge koos õdede ja naabritüdrukutega. Kooli ajal oli Elle hea õpilane, kuid paras tembutaja. Klassikaaslased kirjutanud kord tema kohta, et ta on tüdruk, kellele meeldib teiste kallal norida. Aga kui tema enda kohta midagi arvatakse või öeldakse, siis hakkavad tal kohe huul värisema. Selline tüdruk siis. Elle on õde Eevile ja Laidale. Eevi oma heleda peaga on isasse, tõmmud Elle ja Laida emasse. Nad olid väiksena lahutamatud, päevad läbi koos ja väga lähedased.
kui kodutöödes oskas Elle lapsena vahel viilida ja vanemad õed pidid need kahekesi ära tegema, siis täiskasvanuna on tema see, kes tuleb appi ja on nõus täiskoormad vedama. Leeda Laiust, kes otsis Suguoru filmi Minna osatäitjad, lummasid tollal näitekunstiõpilase Elle Kulli silmad. Neist oli midagi, mis kõnelesid rohkem, kui oli võimalik häälega välja öelda. Minna ei vala pisaraid ega tõsta häält, kuid ometi lõõmavad filmis kired, mis sunnivad vaatajad kaasa elama. Nii ongi Uku-Aru Minna elupinge näha tema silmadest, kehakeelest ja kogu ta olemusest. Nimetan mõned Elle Kulli filmi ja teatrirollid. Mari, August Kitzbergi Libahunt, Molli, Anton Hansen Tammsaare ja Mikk Mikivere Armastus ja surm, Aalo, Aino Kallase Legend hundimõrsjast, Laura, Eduard Vilde Pisuhänd, Akvile, peaosa Leedu filmist Talude tühjenemise aegu ja paljud teised. Kõige muu kõrval on Elle abikaasa. Elle ja Hendrik on koduses tavakeeles kull ja kerge. Elle arvab, et neid Hendrikuga on koos hoidnud ausus, mis neis mõlemis olemas on. Teineteist ei tohi lämmatada, kui teise jaoks tuleb olemas olla, kui teine sind vajab. Oma abikaasa kohta ütleb Ago Hendrik Kerge, ilus, kaunis, kena, kui vaja arukas, teo- ja võitlusvõimeline, suurepärase huumorimeelega. Elle sees ikka veel hapra ja kõikuva pealmise, keskmise ja alumise kestal on kõige alumine. Seal on varjul vana tark naine, kes teda õpetab ja teeb ta hingelt ilusaks. Elle on ema oma 3 lapsele. Emade armastus laste vastu on tingimusteta armastus. Elle Kull arutleb. Elus hing, kes on end minu hoolde usaldanud, on rohkem väärt kui mõni tegemata teatritöö. Kui sul on lapsed, siis tuleb nende jaoks ka aega leida, tuleb nendele pühenduda. Lapsed ei ole juhuslikud möödakäijad, keda muuseas märkad. Tütar Paula Rahel Kerge räägib emast. Perekond, see tähendab meie kõik, oleme emale väga tähtsad. Ta on maailma parandaja. Ema teeb kõike entusiasmiga ja ilma igasugust omakasu taga ajamata. Ta töövõime on tohutu, tal on mingi seletamatu missioonitunne. Heategevus ongi Ellele kujunenud elustiiliks. Ta suhtleb nii abivajajate kui ka võimalike toetajatega ja teeb seda nii, et sõnum jõuab südamest südamesse. Paljudki pole mu raamatus kirjas. Nii lausus Elle Kull oma eluloo raamatu esitlusel. Kuid mina arvan, et ka kirjapandu on lummav, südamlik ja müstiline. Samal raamatu esitlusel ütles Ene Ergma, kes võrdles lava ja taevatähti. Sina, Elle, oled ise Kull. Siis istu vahel öösel üleval ja vaata taevatähti. Nii hakkad ka täheteadust mõistma. Elle mõistabki täheteadust, aga seda omal moel. Tal on olemas võime ja usk tajuda nähtava maailma taga nähtamatud. Nii polegi Elle Kullil elu ja teatrirollide tähtsuse pingerida. Ükski neist pole kõige tähtsam, raputab Elle pead. Need on, mis välja paistavad. Miski muu on peamine. Aga mis? See jääbki lugeja tabada. Eesti ühest andekast näitlejast ja lavastajast, Linnateatri peanäitejuhist on ilmunud raamat Elmo Nüganen esimene vaatus. Raamatus on pikemaid ja lühemaid kirjutisi, meenutusi, isiklikke lugusid Elmo Nüganeni töökaaslastelt, sõpradelt, õpilastelt, mõttekaaslastelt. Raamat koosneb kokku 5 osast. Viimases 5. osas antakse ülevaade Elmo Nüganeni lavastustest, rollidest ja filmidest. 4. osas on kirja pandud varasemast ajast ilmunud 3 intervjuud raamatu peakangelasega. Küsitlejateks on Kalju Orro ja Reet Neimar. Intervjuusid läbivateks teemadeks on impulss, mõjutused, kus sünnib mõte, kodu, üliõpilaspõlv lavakunstikateedrist, lavastajatöö, asjade algus. Elmo Nüganen on sündinud 15. veebruaril
1962. aastal Jõhvis. tema ema on pärit Lõuna-Eestist. vanavanemad on Vastseliina kandist, kuid emapoolseid vanavanemaid ei ole Elmo näinud. raamatus on juttu Elmo isa raskest ja keerulisest teekonnast Eestisse, samuti ema perekonna tragöödiast. heidame pilgu Elmo Nüganeni lapsepõlve. väikse poisina unistas ta saada vahel näitlejaks, vahel langevarjuriks. viimane soov tekkis sellest, et Elmo kodu akna taga oli lennuväli. nii nagu ta ise on öelnud, oli ta täielik langevarju hull. talle meeldis vaadata lendavaid lennukeid, kust aeg-ajalt hüppasid langevarjurid välja. kõikidest pere taskurätikutest said ühel hetkel langevarjud, mis siis omakorda 4. korruse aknast välja lennutati. Elmo käis Jõhvis vene lasteaias. koolis oli tema põhitegevus tunni ajal õpetajatega vaidlemine. klassikaaslaste meenutuste järgi põlus teda juba kooli ajal vene klassika. kui pere kolis Tallinna, sattus Elmo edasi õppima 37. keskkooli. pärast keskkooli ta kohe abiellus, kuid see abielu jäi väga lühikeseks ja praegu on ta teist korda abielus näitleja Anne Reemanniga. Nende peres kasvab 3 tütart. peale keskkooli suundus ta edasi Tallinna Tehnikakooli, kus õppis meeste, laste ja naiste riiete rätsepaks, kuid see töö ei pakkunud talle rahuldust. edasi asus ta õppima Tallinna Pedagoogilisse Instituuti näitejuhtimist. Nõukogude armees teenides hinnataarnaga kirjavahetuses olles sai ta teada, et lavakooli tehakse järelkonkurss. Ja nii otsustaski noor Nüganen sõjaväest tulles minna sisseastumiskatsetele. õnn naeratas ja peagi oli ta 13. lennu 2. kursuse tudeng. esimene publikule mängitav õppelavastus sai nimeks Sorry, me oleme tulekul. sellele järgnesid diplomilavastused Shakespeare'i Hamlet, Tõrksa taltsutus, Janno Põldmaa teekond punktist A punkti B ning Anton Tšehhovi 3 õde. peale Tallinna Riikliku Konservatooriumi lõpetamist suundus Nüganen tööle Ugala teatrisse, kus töötas kokku 4 aastat näitleja ja lavastajana. sellesse perioodi jäävad lavastused 3 õde, Röövlitütar Ronja, Sinder Vinder, Aed ilma mullata, Iha jalakatte all, Rummu Jüri, Charlie tädi, Kajakas ja rahval südamesse jäänud armastus 3 apelsini vastu. 1992. aastast sai Elmo Nüganenist Tallinna Linnateatri peanäitejuht. Ugalas lahkumise tagamaadest, uutest muudatustest, mida Elmo Linnateatris läbi viis ning kuidas sündisid legendaarsed etendused Romeo ja Julia ja 3 musketäri saab lugeda raamatu 2. osast. alates 1997. aastast on ta Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunsti õppejõud. 3. osas püüavad Elmo Nüganeni õpilased vestlusringis defineerida teemal, mis on Nüganeni kool. Vestlusringi juhendajaks on Anu Lamp. lugeda saab õpilaste kirja pandud mõtteid ja kirjutisi teemal, mida on õpetanud Elmo Nüganen. Karol Kuntsel meenutab: armastus inimese, teatri, elu vastu on vast kõige tähtsam, mida me temalt oleme õppinud. Ma olen alati imetlenud tema võimet vaimustuda, oskust anda hetkele erikaalu. Ja seda mitte ainult proovisaalis või laval. Tekitada tunnet, et see, mis meil siin ja praegu on, mida me teeme, on oluline. See, mis Elmo meile 4 aasta jooksul kaasa andis, on kui kompass taskupõhjas. Raamatu esimeses osas kirjutavad Elmost tema töökaaslased ja teatriteadlased Adolf Shapiro, Boris Tuh, Aarne Üksküla, Iivika Sillar, Jaak Kallik ja teised. Põhjalikult kirjutatakse Nüganeni tegemistest Venemaal. Lugeda saab Lea Tormise isiklikke meenutusi Elmole mõeldes. Kõigi nende inimeste kirja pandud mälestused on tõeliselt nauditav lugemisvara kõigile teatri- ja kultuuriinimestele. Elmo Nüganeni loomingu hulka kuuluvad veel kuulsad lavastused
Arkadia, Buratino, Tõde õigus, Vargamäe vabariik ja teised. Ta on mänginud mängufilmides Meeletu, Suflöör, Ainus pühapäev, teleseriaalis Vabariigi valvur ja telelavastuses Soov. Elmo Nüganen on populaarse Eesti sõjafilmi Nimed marmortahvlil lavastaja ning stsenaariumi autor. Teine stsenaariumi autor on filmi produtsent Kristjan Taska. Peaosades mängivad noored näitlejad Priit Võigemast, Alo Kõrve, Hele Kõre ja teised. Muusikaautor on Margo Kõlar. Film põhineb Albert Kirikase autobiograafilisel romaanil. Tegevusajaks on Eesti vabadussõda ning filmi keskmeks on Eesti koolipoisid, kes otse koolipingist tõusid, haarasid relvad ning asusid võitlusse oma riigi iseseisvuse eest. Kas saadakse tasuks armastus, isamaa või jäävad neist poistest mälestuseks vaid nimed marmortahvlil? Võrreldes raamatuga on filmi versioonist välja kärbitud isamaaline paatos ja üles puhutud sõnad. Nüganen ja Taska on asendanud sõnad pildiga. Mart Laar on öelnud, et tänu nendele kangelastele, keda film kujutab, on meil alles oma rahvuskeel ja kultuur. Üks minu tuttav osales kõrvalosatäitjana ning meenutab filmi võtteid ja Elmo Nüganeni järgnevalt. Iga hommik algas kostüümiprooviga, vastavalt siis rolli jaotusele. Kui olid halvad ilmastikuolud või siis inimesed olid väsinud ja tülpinud võtetest, mis kuidagi ei tahtnud välja tulla, siis Elmo Nüganen kutsus kõik kokku ning viskas oma ammendamatust varasalvest mahlakaid anekdoote või rääkis huvitavaid lugusid. Kõik see andis inimestele meeleolu ja energiat juurde ning võtted võisid jätkuda. Elmo Nüganen on ereisiksus, kes suutis inimestest maksimumi välja pigistada, samas ka vaimu kõrgel hoida. Hindan teda väga tugevaks professionaaliks omal alal. Raamatut Elmo Nüganen esimene vaatus soovitan lugeda kõigil. Meeldivat lugemist. Tutvustan eluloraamatut Arvo Kukumägi Alasti elu. Autoriks on Evelin Kivimaa, välja on antud 2009. aastal kirjastus Menu poolt. See raamat algab ülevaatliku peatükiga Peaasi, et hing laulab ja lõpeb kirjamehe Jüri Pino pihtimusega, miks tema sarjast ei ilmunud raamatut Arvo Kukumäest, kuigi tal see kavas oli. Siia vahele jääb hästi palju pildimaterjali, meenutused, mälestused sõpradelt, tuttavatelt, sugulastelt. Kes on Arvo Kukumägi? Arvo Kukumägi on Eesti teatri ja filmi näitleja. Ta on mänginud enam kui 40 linateoses. On sündinud 1958. aastal Võrumaal, täpsemalt Setumaal Litvina külas. Tallinna Riikliku Konservatooriumi lõpetas 1980. aastal lavakunstikateedri näitlejana. Töötas 4 aastat noorsooteatris ja hiljem on olnud vabakutseline näitleja. Ta on öelnud, ma võin endale kõike lubada, mu hing on vaba. Filmikunsti juurde sattus juba tudengina, kui mängis Marguse rolli filmis Tätoveering. Tätoveering, see film mind sünnitas, selle tegemine oli nagu unenägu. Esimene armastus on kõige võimsam. Ma armusin kõrvuni kinematograafiasse. Tuntumatest filmidest ja rollidest on Jõulud Vigalas, Mihkel Värbuosa, Arabella mereröövli tütar, Piraat Halleluuja, Keskjää rõõmud traktoristina, Karu süda, Sigade revolutsioon ja nii edasi. 2011. aastal ilmus ka dokumentaalfilm Kuku, mina jään ellu, kus ta mängis mina tegelast. Kuid kõige tuntum ja parem roll oli filmis Ideaalmaastik, kus ta mängis Kevadkülvi volinikku. Ja seda hinnati nii kõrgelt, et Nõukogude Liidu 15. filmifestivalil saavutas parima meesosatäitja tiitli ja olles seega läbi aegade kõige noorem laureaat.
režissöör Andres Maimik on öelnud väga tabavalt Arvo Kukumäe kohta. Kinos on oluline, et inimene oleks karakterina usutav ja et ta oleks omapärane, et tema nägu ja miimika jääks meelde. Kuku on väga orgaaniline, ta on omapärane, ta on sooniline, tema näos peegeldub elatud elus lepp. Tal on head rollid, usutavad, meelde jäävad. Kuid ühtegi eluloo raamatut ei kirjutata nii, et ainult töö, vaid ka eraelu on tähtis. Tal on 2 lahutatud abielu, tal on palju kooselusid, tal on 4 last ja selle kõige kõrval on tal hobisid ja harrastusi ja üks nendest on suur lugemishuvi. Ja lugemise kohta on ta öelnud nõndaviisi. Raamatu võtan kaitsu nagu naise intiimselt. Lugemine on nagu narkootikum, viib mind hoopis teise maailma. Periooditi võin ma paar kuud järjest ainult raamatuid lugeda. Ma ei taha süüa ega juua. Kui ma lugemiskultuuri lähen, siis lõvitähtkujust nagu ma olen, ma pean oma saagi kätte saama ja siis ma lihtsalt leban. Miks peaks või võiks seda raamatut lugeda? Siit saame teada hästi palju filmidest, huvitavatest seiklustest, juhtumitest. Või kui öeldakse, et näitlejal on nagu kapronist siseorganid või et Kuku on meditsiiniline juhtum, siis see on ju huvitav ja põnev. See raamat Arvo Kukumägi Alasti elu on avameelne ja ilustamata lugu, elulugu. Tahaksin teile tutvustada 2 raamatut, mis räägivad Setu lauluema Ilana Taarka elust. Esimene raamat kannab pealkirja Kumo kaldu kuldakaivu ja selle on kirjutanud 2003. aastal Liidia Sillaots. Ilana Taarka kasvas üles jõukas Seto peres. Ta oli elav ja laululine tüdruk. Kui Taarka jõudis meeleline kui ikka, oli isa joomise ja kaardimänguga talu jõukuse hävitanud. Kuna Taarkal ei olnud maad ega kaasavara, oli ta määratud jääma vanatüdrukuks ja elama venna peres. Taarka ei leppinud sellega, vaid otsis oma õnne. Tema lapsed sündisid väljaspool abielu. Elades korstnata Rehetares, kasvatas Taarka läbi raskuste oma lapsi. Tal tuli neid toita, töötades päevalisena võõrastes majapidamistes, käies külapulmades laulmas, tuli ette ka kerjamas käimist. Oma vaesest kodust leelutas Taarka nii. Ol meil maja matal, ilodu õks elämine. Oles meil karja kasuma, oles vilja vinnüma. Oles meil põldu, mida põime, oles rüüki, mida rühki. Jäieks küütsil künda, pässal päed ravtseda. Küläeks võtmi kõnnumaa, vald ragimi varigu. Läts meil õigus hindamand, läts säädus säle tagant. Katkend raamatust. Ükski prohvet ei ole kuulus omal maal. See käib ka Ilana Taarka kohta. Ta oli küll kuulus sõnaseadja, aga samas ka väga vastuoluline inimene. Teda teati tunti kodukandis ja ta laulukuulsus levis kaugemalegi. Ta oli kõvahäälne eeslaulja, kelle sõnad sõglaga üse, laulub langaga kaala. Lauluemaks ei saanud igaüks. Taarka regivärsid olid teravad ja tabavad, välja kutsuvadki. Minnes naabertallu, hakkas ta juba eemat laulma. Keegi ei teadnud, milliste mõtetega ta majja tuleb. Tõde, mida otse näkku öeldakse, ei taha keegi kuulda. Pulmades, kus oma hõimu pidi kaitsma leeluga, oli Taarka väga nõutav. Muredele ja raskele saatusele vaatamata oli Taarka elurõõmus ja keevaline. Taarka sai tuntuks ja Ilanamäele hakkasid laulude üleskirjutajad käima. 1889. aastal kirjutas Taarkat laulu üles vahtseline kirjamees Indrek Prants ja need 24 laulu on avaldatud Jakob Hurda setukeste lauludes. 1912. aastal hakkas Eesti rahvalaule kogumas käima Soome rahvamuusikateadlane Armas Otto Päisanen.
Väisaneni matkakaaslaseks oli Anna Raudkats ja viimane on kirjutanud oma reisipäevikus. Lauluema oli täis elevust ja elurõõmu. Tema olekus oli palju temperamenti. Tema tumedad silmad muudkui põlesid. Lõpmatu palju voolas tema suust sõnu ja viisisid välja. Ka harilikus kõnes tarvitas Taarka nii trehvavaid naljakaid võrdlusi ja ütelusi, et tema sõnaosavust küllalt imetleda ei jõudnud. Taarka lauliku kuulsus jõudis tippu 1921. aastal, kui ta esines oma kooriga Soomes. Soome presidendi jaoks tuli teha laul poole tunni jooksul ja Taarka sai sellega hakkama. Taarka esines oma kooriga ka Petserimaa laulupidudel. Suurpidudel esinemine ja nende esinemiste ajalehe kajastuste tõttu olid Setu laulikud saanud avalikkuse tähelepanu osaliseks. Ja teatavaks said ka rahvalaulikute kehvad elamistingimused. Tänu emakeele seltsi aktiivsele asjaajamisele hakkasid 4 rahvalaulikut saama riiklikku abiraha. Väisanen on märkinud, et Taarka elas lauludest. Laulmine oli olnud tema amet. Lauliku head sõbrad eesotsas Paulo-Priit Voolaisega tahtsid Taarkat suitsutarest välja aidata. Toetusrahade eest ostetigi talle Korsnaga maja Võmmoski külla, kuhu Taarka asus koos tütar Tanjaga elama. Ilana Taarka suri 1933. aastal. Elukutseliseks ametiks saigi talle Setu rahvalaulik. Teine raamat, mis räägib Ilana Taarka elust, on Kauksi Ülle kirjutatud näitemäng Taarka. 13 kaetust Taarka poole ja selle raamatu tagakaanelt võib lugeda. Kauksi Ülle näitemäng on luud kuulsa Setu lauluima Ilana Taarka elu ja lauleperä. Taarka on lauluima, kes mõist värssega nii meeluta kui sarata, kinkel on õgast laulust oma sõna. Soome rahvalaulu uurija Väisanen seda koguni Soome presidendile laulma. Obinitsa papp kirjut pärast ta surma Kerko raamatuhe elukutsest rahvalaulik. 2004. aastal lavastas näidendi Ain Mäeots ja 2 järjestikusel suvel oli huvilistel võimalus seda näitemängu näha Setu seltsimajas Moro peal. Ja samanimelise filmi lavastas Hardi Volmer ja Ain Mäeots 2008. aastal. Ma olen esi Rõuga kihekonnast peri Saarlase külast ja Taarkaga ma tutvu kõigepealt ajalehe kaudu. Oli kohalik ajaleht Tüürahva elu ja seal oli Ilmar Vananurme järjejutt oma sugulasest Taarkast, et kus ta oli saane rahvalaulik, et vanainemise kõnelas, et ta nagu kõneldas mõistaki, siis kui ta käve külast külla ja talust tallu, siis ta laultab kõik asja ära õiend. Ja tuu elulugu timast oli huvitav, et tuu jäi mulle miilde. Ja kui siis 2000. aasta paiku Merkaga naksime kool tegema lõkkari ansamblit, ütel Merka, et teate, kirjuta mulle viil mõni näidend. Edimene siis Barbara Julianov Krüdenerist, Ants ja Pühalikust, et kirjuta mulle viil mõni näidend, aga kirjuta mingist hirmsast naisterahvast, keda oleks põnnev mängi. Et ma ei taha seal siit valgide rõividega ja peenid daame mängi, et tii mulle eks on ehtneid. Ja mina mõtlen, et kost ma tälle saad see naisterahva nüüd välja võtta ja siis järsku meenugi mulle Taarka ja timast lugu. Kuna Setumaal mul oli siin juba tükk aigu sidemit, et setodega oli müüdistüüten, sest ma tuligi Obinitsa asja uurima, et koha pealt siis raamatukogust ja külamuuseumist ja inimeste käest veel teedust manub kuulda. Ja tollest sündjugi siis näidend Taarka ja näidendima nii välja raamatuna. Ja siis luudse loomulikult, et lavastaja, kes seni mu kõige paremga näidendim lavastanud, Mäeots Ain, et tuudo taga lavastasi. Ja tema lugesi käsikirja läbi, tuketu küll suure raamat ja ütel, et tiiet, siit ma tahas filmi teeta. Et timäs ole seni filmi tennu, tal kõik aeg tahtnu filmi teeta ja siis äkki tundse, et Taarka ongi tuu teema, millest ta tahas ju väidimutse filmi teeta. Ja mina natukene ehmati tolle peale ja et ma olen mõtelnud tuu filmis saa.
ja ütli, et no, et kas kuigi nii ei saa, et teemi teatrilavastuse ka ja et sõs võidast filmiga teete. Ja sõs ainult ollega nõus, koha peal toetati toda asja ja siis edimelt ilmugi ta raamatuna välja, et oli siis nagu raamat, kus kõik oli siis, mis ma olin sinna kirjutanud. Siis tehti tolle põhjal näidend Vanemuise ja valla ja kohalike näitlejatega koostöö. Ja siis noonde põhjal kirjutati stsenaarium filmi jaos. Tolle filmiga on nüüd niimoodi, et filmimaan ma sai teha palju vähem, kui ma oleks tahtnud. Et minu osa oli üks tolle raamatu valmis kirjutamine ja tolle teema tõstatamine, aga mulle teki siis 4 kaasstsenaristi, ma olin lihtsalt üks stsenaristidest, ma seal natukene ka mõnesid stseene ja laule kobendi ja kõne oli sinna veel lugusid Tarka eluloost, aga siis Ain Mäeotsi esi ja siis Kivastik ja Elo Selirand ja nüüd ma unet teadad tolle nime, kes on minu Leninit filmid enne. Hardi Volmer, just. Äkki lõi nagu Sainu Miin nagu seal näidendin. Ja ütle sõnaga, et nimed kõik toda stsenaariumid kirjutimi kokku üski kõrtu kogu SA tugeve kirjalikult põhiliselt Elo Selirandsest täpsust ja niiviisi ta tull ja noh, film päris sääne ei ole, nagu ma ta oma päega oleks teinud, aga tämmöiseski edimene Setu mängufilm ja tämmöiseski nagu sündmus ja ta tõistmuudu, aga tegelikult raamat, teatrietendus ja film, no ma kõik täitsa esimuudu asja, et tõnekord ma arva, et oleks tarkaks kõrraga, kui mingi asi et millest film kätt tulema, sest todaga niiviisi tegema nakata. Et nii palju ma tollest filmist siis opse. 2012. aasta kuulutas Kultuuriministeerium filmiaastaks. Eesti Kultuurkapitali Võrumaa ekspertgrupi toetusel valminud filmiaasta Võrumaa raamatukogudes eesmärk oli tutvustada filmiraamatuid. Raamatute valik on seotud Eesti filmiklassikaga, kodulooga ja isiklike mälestustega. Mai Elstenil palusin rääkida nimestikust Eesti film Võrumaal ja Kauksi-Üllel Taarka teatrietenduse ja filmi sünniloost. Reet Neimari ja Pillerin Purje raamatus Narr ja kuningas ütleb Jüri Järvet, keda raamat tutvustab, et näitleja kõige suurem rikkus on emotsionaalne mälu. Arvan, et mitte ainult näitlejatel. Minul on Jüri Järvetist väga soojad mälestused aastast 1985, kui olime Eesti turismigrupiga Jaapanis. Tema soojus ja hoolivus on saatnud mind senini ja loodetavasti saadab edaspidigi. Jüri Järvet sündis 18. juunil 1919. Lapsena kasvasin üksikuna, kuid üksindust ma ei ole elus tundnud. Ma olen lastekodulaps, sattusin ühte perekonda, kui olin 5-aastane. Mu nimi oli Grigori Kuznetsov, nime eestistasin 1936. aastal. Abielust Inna Taarnaga sündis poeg Jüri. Oma teise abikaasa Astridi kohta on ta öelnud, keda ma armastan, oma naist, see on niisugune inimene, parim inimene. Sellele parimale inimesele ostis Järvet Jaapanist roosa triikraua ja oli mures, sest ta ei teadnud, kas abikaasale meeldib ja küsis minu arvamust. Ma arvasin, et sobib ikka, ma polnud ju elus roosat triikrauda näinud. Abikaasa ütleb raamatus, ta oli nii kaugel majandusest, võib-olla sellepärast küsiski. Peale Teatriinstituudi lõpetamist oli Järvet Lõuna-Eesti teatri näitejuht ja näitleja Gunnar Kilgas. Meie kursus tahtiski teda nii kangesti sinna Võrru, et me kujutasime ette, et tema võiks olla peanäitejuhi tüüp. Tema tundus ennekõike intellektuaalina ja autoriteedina. Järveti filmidebüüt oli aastal 1955 filmis Värav nr 2 Mees hanedega. Filmis näitleja Joller tõestab Järvet end kaameratundliku napi
paatosevaba näitlejana. nii oli ta eluski. Jaapanist tagasi tulles muretses Järvet, et kas saan bussipileti Tallinnast Võrru. Ütles, et võib aidata. Tänasin teda väga. 1965. aastal valminud Mäeküla piimamehes Tõnu Prillupi roll oli Järveti esimene filmipeaosa. Rolli eest pälvis ta Baltimaade filmifestivalil parima meesnäitleja tiitli. Meile kõigile on meelde jäänud tema hääl filmist Viimne reliikvia, kus dubleeris Roland Põkkovi vend Johannesse rolli. 1968 valmis Kaljo Kiisa Hullumeelsus, kus Järvetil oli stuntmannführer Windishi osa. Film keelati ära, aga imekombel lubati näidata 1968. aastal Balti Liiduvabariikide ja Valgevene filmifestivalil, kus Järvet sai aasta parima meesnäitleja preemia. Aasta 1970 läheb filmiajalukku Kuningas Liiri aastana. Režissöör Grigori Kositsevil oli Järvet kas 17. või 18. näitleja, keda ossa prooviti. Ta oli väga Järvetist vaimustatud. Selle näitleja isiksus oli minu jaoks sedavõrd kütkestav, et ükski raskus ei tundunud kohutav. Neist peamine oli vene keele mitteoskamine. No mis seal sikka, hakkame dubleerima, silmi. Pole ju tarvis helindada, silmad säilivad algupärandis. Tema ande peamisi iseärasusi on vaimne elegants. Mida ta ka ei mängiks, olgu või kõige tooremaid ilminguid, alati on tunda kunsti kõrget klassi. Filmivõtete ajal sai Järvet 50-aastaseks. Narvas võtteplatsil Ivan Korodi kindluse juures anti jubilaarile pidulikult üle Leari mõõk koos kogu võttegrupi autogrammidega. 1975. aastal valminud filmis Indrek mängis Järvet usuõpetaja Shellmani. Kui teil kunagi elus on mõni suur unistus, siis teostage ta ise, ärge lootke teistele. Kaljo Kiisa Nipernaadis oli Järvetil Simon Vaaroll, kus tema hallid juuksed mõjuvad looduse osana. Tänu MTÜ Järjehoidja projektile filmiaasta Võrumaa raamatukogudes lugesin seda suurepärast raamatut. Jüri Järvet küsib, kas kantakse teatrit endas või kantakse ennast teatris. Samamoodi võib iga raamatukoguhoidja küsida endalt, kas kantakse raamatukogu endas või ennast raamatukogus. Häid filmi ja raamatuelamusi.